Rasked haaratsid lömastavad suhteliselt korraliku Opeli kabiini. Masinal on registrimärk küljes ja kõik tundub nagu hästi olevat. Hiljem lebab rohus veel automüügisilt. Omanik küsis selle eest natukene üle 200 euro. Nüüd aga rändab ta ümbertöötlusesse, sest omanik on nii otsustanud. Käimas on kuu, mille ajal on võimalik romusõidukid tasuta ära anda. Tallinnas Lasnamäel aga võtavad sellised palju parkimisruumi ja reostavad ümbrust. Munitsipaalpolitsei tegeleb nende romude teiseldamisega ja utiliseerimisega ka igapäevaselt, pidevalt. See on meie pidev töö. Eelmine nädal me viisime ära 8 autot. Osadel sõidukitel puutusid registreerimisnumbrid, aga see ei ole ka meile probleemiks. Transpordiamet ja Politsei- ja Piirivalveametiga on meie koostööpartnerid, me tuvastame kõik need sõidukite omanikud ja samuti kas utiliseerime või võtame vallasasjana hoiule. Ja omaniku pärast tuvastame omanikud ja siis edasi toimub veel utiliseerimisprotsess. Kõige lihtsam on siis, kui omanik ise annab auto äravedamiseks nõusoleku. Kas teeb seda ise või siis volitab kellegi. Kuidas aga käituda selliste masinatega, mis on kuskil hoovi seisma jäänud ja kedagi ei huvita, mis edasi saab? Kui nüüd maaomanikule kuuluval kinnistul seisab mingi sõiduk, mis on siis nii-öelda romusõiduk, mis on silmaga nähtavalt, et mida enam igapäevaselt ei kasutata, on jäänud juba sinna sambla alla, siis sellisel juhul on võimalus koheselt kontrollida Transpordiameti kodulehe peal, siis on seal numbrimärk küljes või VIN-kood, mille alusel tuvastada, vaadata, kas see sõiduk on liiklusregistris arvel. Kui see sõiduk on liiklusregistris arvel, see tähendab, et selle sõidukil on ka kuskil omanik, siis sellisel juhul on meil kampaania lehel ka vastav taotlusvorm, teeb seal sõidukist mõned pildid ja saadab selle taotluse meile Transpordiametile ja meie võtame juba siis selle viimase omanikuga ühendust ja küsime siis omanikult kas volitust maavaldajale või on nõus see omanik ise oma sõiduki sealt ära viima. Eelmisel aastal sihtsuunitusega kampaania liiklusregistri puhastamiseks tõi hea tulemuse. Arvelt võeti maha 42 000 sõidukit, hinnanguliselt võib neid aga olla 200 000 ümber. Täpselt ei olegi teada, mis neist järgi on, paljude puhul vaid registrikanne. Kindlasti soovitame seda võimalust kasutada, kui sõidukit enam alles ei ole. Kui sõiduk on alles, siis kindlasti viia jäätmekäitleja juurde, aga sellise sõiduki kustutamine on käesoleval aastal liiklusregistrist tasuta, järgmine aasta maksab see 15 eurot ja 27. aastal on peatud kandega sõiduki kustutamine ilma lammutustõendita siis sõiduautodel ja väikeautodel juba 800 eurot. Alates 2027. aastast peab ka registrisse jäänud peatatud kandega sõidukite puhul hakkama maksma automaksu. Täna seda kohustust veel ei ole. Ajutiselt kustutatud sõidukite puhul see ei kehti.